Elevant Eduardi reis Eestisse. Kord ühel päikesepaistelisel esmaspäeval Etioopia suurel tasandikul unistas elevandipoeg Eduard taas kohtumisest oma emaga, kes elas kaugel Eestis. Ta otsustas teda vaatama minna. Esiteks oli Eduardil vaja teada, kus täpselt Eesti asub. Ta oli kindel, et seda teab tema sõber eesel Eerik, kes oli oma elu jooksul mitmel pool maailmas ringi rännanud. Tal oli õigus. Eesel teadis väga hästi, kus Eesti asub ja jagas lahkelt infot. Eesti asub Euroopas. See on siit kaugel põhjas. Sinna jõudmiseks pead läbima palju maid, ületama mere ja mägesid. Su retk saab olema seiklusrohke. Kuna teekond oli pikk, otsustas Eduard kohe teele asuda. Peagi jõudis ta Egiptusesse ja külastas ka püramiide, millest üks kuulub vana aja 7 maailmaime hulka ja on nendest ainsana säilinud ka tänapäeval. Varsti seisis Eduard silmitsi merega, mis säras päikese all. Tegemist oli Vahemerega, mis asub Aafrika, Aasia ja Euroopa vahel. Aga kuidas siit Aafrika kaldalt Euroopasse saada? Eduard märkas läheduses laeva ja rääkis laeva kaptenile oma mure ära, kes lubas lahkesti ta laeva pardale. Merereis Euroopasse võis alata. Enne lahkumist oli eesel rääkinud, et Euroopas on tasast maad, mägesid ja metsi. Palju riike, millel igalühel oma rahvas, keel ja kombed. Peagi oligi merereis lõppenud ja tuli asuda teele Eesti poole. Algul oli maastik mägine, aga mägedega oli Eduard juba harjunud, sest suur osa Etioopiast on ka mägine. Kui mäed olid selja taha jäänud, siis teadis Eduard, et palju pole enam jäänud ja varsti taas kohtub ta emaga. See tegi meele rõõmsaks. Kui hakkasid metsad ja sood, siis oli Eduard kindel, et on jõudnud Eestisse. Pool Eesti pindalast on metsamaa ja ka soid on palju. Õnneks päris soo Eduard ei sattunud, sest sinna oleks ta oma raskuse tõttu võinud kinni jääda. Elevandipoeg kaalub enam kui keskmine täiskasvanud inimene. Lõpuks jõudis Eduard Tallinna vanalinna. Seal olid võluvad keskaegsed majad ja munakividest teed. Kuigi seda ilu oleks tahtnud nautida kauem, tuli siiski üles leida loomaaed. Peagi taas kohtuski Eduard emaga. Nad kallistasid terve igaviku. Eduard oli reisinud pika tee ja viimaks jõudnud kõige paremasse paika maailmas, oma ema embusse.